tere! Tere! Meil on täna külas Liina Vask. Ja. Liina on massöör ja siis sa räägid kohe, mis sa kõik veel oled. Mina tunnen sind ka, ma tunnen sind üldse. Aasta. Nati rohkem vist. Ja, aeg on nii kiiresti läinud. No mul läheb Soomes 4. aasta. Ma pakun 2 aastat või midagi sellist. Ja. Vau, aeg on nii kiiresti. Ja. Ma täna mõtlesin ka, ma sind tunnen. Et ma olen juures massaažis vist käinud ju mingi aeg, eks ole. Ja. Et mina ennem, kui ma Eestis elasin, siis ma käisin hästi tihti massaažis. Mul oli nagu, ma töötasin salongis ja siis mul oli seal oma kolleegid, kelle juures ma käisin ja mul oli hästi oluline sellepärast, et see töö oli ka selline, mis nagu tekitas kehasse pingeid. Aga mul oli alati nagu see ka oluline, et massöör näeks nagu inimest kui sellist sükest nagu holistilist, eks ju. Et see keha, hing ja vaim. Et siis, kui ma siia Soome tulin, siis mul oli alguses natukene keeruline sellega. Sest ma sain aru, et kõik massöörid ei vaata seda nii viisi. Just. Ja siis läbi Helemaid ma leidsin sinna. Ja ma olen väga tänulik sellele, sest meil on alati väga pikad jutud. Ja meil tuleb alati nagu sükene mitu asja korraga, ja samas ma nagu leiangi, et see massaaž ei pea alati olema, et me nüüd ainult keskendume lihastele või et see ongi holistiline ja et sa näed inimest kui tervikut ja ka see, mida mina olen nagu oma töös rakendanud, et sa ei pea, et mõni massöör ütleb, et massaaži ajal peab kindlalt olema vait, et peab olema vaikus. Siis mina olen andnud alati nagu vabaduse, et kui inimene tahab rääkida, siis räägime. Kui ei taha rääkida, oleme vait, et vastavalt kliendi soovile, sest teinekord selle rääkimise käigus nagu, sealt avaneb veel midagi, mis inimesel vaja on, võib-olla rohkem isegi, kui see lihaste mudimine. Et mulle ka tundub, et see on nagu natukene ka süke psühholoogi töö suhtes. Et inimesed ju tulevad oma muredega sinu juurde, on ju. Ja siis nad kuidagi saavad sealt mingit selgust, kui sa näed nagu sellist holistilisemat pilti, eks ju. Et kui sul on pinged näiteks mingis kohas, siis sa ka viid selle nagu kuidagi kokku selle vaimse teemaga, selle eluga, mis inimesel on. Just. Et selles mõttes. Et sa siis nagu teedki massaaži tunned, et siin on mure või see pinge, siis küsid, et kuidas sul isiklikus elus on või? Jaa, tegelikult küll, et tegelikult ju need pingekohad ikkagi need näitavad, mis elus on kuskil natukene paigast ära, on ju, et tavaliselt siis ma küsingi, et mis koormat sa kannad, on ju. Et see kipub olema, ja see ongi, et see õlavööde näiteks, et üks asi on sundasendist, on ju, aga teine asi on jälle, et kui sul mingisugused negatiivsed emotsioonid kinni jäävad, mida sa ei vabasta, siis ongi kott seljas. Ja käid sellega ja siis minu töö ongi, et üks asi see füüsiliselt lahti mudida, aga samas ma ikkagi püüan anda nõu nii palju, kui ma ise olen kogenud oma kogemuste pealt, et mida võiks siis teha ja just, et oleks see väljund inimesele, et ta ei koguks seda, et jah. Aga räägi üldse seda, kuidas sina siia Soome tulid? Sa enne mõtlesid, et sa oled 4 aastat alles siin olnud. Ja 2022 novembris ma tulin peale üliturbulentset aastat, mis mul 2022 oli, et selles suhtes, et sinna mahtus nagu üks pikast suhtest lahkumine, siis ma lõpetasin Holistika instituudi selle aasta iseendale, mis kujunes 1,5 aastaseks, sest et koroona tuli vahepeale ja siis meil kogu aeg seal niimoodi nihkus ja siis me niimoodi salaja saime kokku seal vahepeal. Et siuke, ja mis siis sinna ka aastasse veel oli, siis kuna mu ema oli pikalt haige olnud, mu ema suri sellel aastal. Ja ühesõnaga sinna tõesti mahtus väga palju ja siis ma seal olin oma puntraga ja ikka niimoodi natuke pehmelt öeldes sassis. Kolisin Tallinnast Haapsallu jälle, ma vahepeal niimoodi olengi elanud Tallinnas ja Haapsalus. Kas pärit? Pärit on Tallinnast.
lapsepõlv on ka, lapsepõlv oli Laitses ehk et see on Haapsalu ja Tallinna vahel. Et noh, ikkagi tegelikult maalaps. Aga ja siis ma kolisin Haapsallu ja noh, tulles välja nagu pikast suhtest, siis ma olin endale teinud nagu siukse otsuse, et nüüd tuleb minu aeg, et nüüd ma võtan aja ise endale, sest mul üldiselt on olnud alati niimoodi suhtesse ja sellist üksi olemist nagu ei ole olnud ja noh, see oli minu plaan ja aga noh, meie teeme plaane ja jumal naerab, on ju. Kuniks ma ühe tuttava juures käisime ühel helirännakul ja siis seal lõivis ka minu tulevane kaaslane. Küll ma läksin sinna sellele üritusele küll täiesti selle mõttega, et pigem just nagu vastupidi, et ma ei soovi mingeid kohtumisi, mingeid tutvusi, ma olen iseenda pärast siin, ma tegelen iseendaga ja ma olin võtnud ka vastu, mina olin jälle enda sees võtnud vastu otsuse, et ma nüüd olen üksi, ma nüüd olen valmis üksi olema, mina teen ja mina olen. Jällegi elul olid teised plaanid, sest et jah, seal rännakul siis ma tutvusin oma tänase elukaaslasega ja see match oli nagu selline nii kohene ja see äratundmine, et nüüd jah, see on see. Ja siis mul nagu noh, mõtlesin, et ei, me ei hakka kunstlikult siin nüüd, et ei, et me peame nüüd aasta olema ikka eraldi ja 2 aastat ja mis iganes. Ja kõik toimus hästi kiiresti, et teisel kohtumisel me rääkisime kooselust ja 4. enam-vähem, et aga äkki sa tuled Soome elama ja siis mõtlesin, et ma olin küll nagu algul šokis, et miks Soome, et mul ei ole kunagi olnud Soomega nagu mingit sellist erilist sidet, et ma peaksin siia tulema, kuigi et ma oskasin soome keelt ja ma alati mõtlesin, et huvitav, miks ma seda oskan, et mis ma selle peale hakkan, on ju. Aga siis jah, ja siis nii oligi, et siis ma ühel hetkel mõtlesin, et aga miks mitte? Tema oli siis siin juba ennem siin varem elanud? Ema. Ei, see. Tema, ja elukaaslane oli juba siin olnud kuskil 3 aastat ja siis tema ütles, et aga tule. Ja siis ma mõtlesin natuke ja ma väga kaua ei mõelnud. Siis mõtlesin, okei, ma siis tulen. Ja etsin maha kõik, mis mul Eestis nagu üles töötatud oli, et mul oli seal väike firma. Ja kõik läks väga hästi ja noh, selles mõttes oli hirm, et ma noh, alustan täiesti nullist ja ma ei tea tegelikult, mis mul siin ees ootab. Kuigi jälle mul oli jälle väike plaan, et mina tulen Soome, siis mina lähen tööle ja siis ma kogun raha ja siis ma lähen Hispaaniasse. Mul oli plaan. Hispaaniasse elama siis kohe? No esialgu lihtsalt nagu reisima, et ma olen hästi siuke suur reisifänn, et läheks vaataks ja uudis. Ma just mõtlesin küsida, et miks see Soome tulid, miks mitte Hispaania? No ja see on praegu vahepealtus. Ma jõuan minna. Kusjuures mul on sees teadmine, et ma elan ühel hetkel Hispaanias. Ma ei ole Hispaanias kusjuures käinud. See on nagu väga imelik, aga ma tean, et ma seal ühel hetkel olen. Eks me näeme. No sina ka siin mõlgutad plaane ju ikkagi Hispaania suunas endiselt. Jah, ta juba oli 5 kuud. No et. Ta plaanid võib-olla veel minna tagasi. Plaanid veel otseselt ja. Ei ole või? No kõhklused ja kahklused. Sina tõid need. Mul oli kindel plaan juba. Mul on oma huvi mängus. Keegi võiks ees olla juba, siis oleks hea minna sinna. No aga näed, võib-olla ühel hetkel ongi. Et ta pidi seal ka keskuse avama võib-olla mingi ühel hetkel, kes teab. Räägin tulevast. Keskuses, kõlab, jah. No sul on juba need tegijad olemas, enne kui sul keskus on, ma arvan. No absoluutselt. No just. Mul on juba olemas. Nõudlus on olemas. Täpselt. Aga räägi, millal sa selle massaažiga, kas sa oled ennem seda massaaži ka midagi teinud või oled sa kohe õppisid? Oli see kohe selline tunne, et minust saab massöör? Jaa, ei, sellega küll oli täitsa teistmoodi, et ma lapsepõlves ei teadnud ja ei arvanud, et minust saab massöör ja see ei olnud, et kui keegi küsib, et kelleks sa tahad saada, siis ma tahan massööriks saada, et kindlasti mitte, et ma tahtsin loomaaeda minna tööle loomadega ja mul on see loomaarmastus hästi suur ja ma kassidega koos kasvasin metsas ja kuidagi siuke tunne oli, aga massööriks ja massaažikooli ma sattusin.
jälle elus oli siukene juhus oli, noh see tegelikult ei olnud juhus, et tol ajal ma töötasin, mul on klienditeeninduses hästi palju nii toitlustuses kui riidebusinessis ja siis ma olin ühes riidepoes ja ma olin omadega siukses kohas, kus ma ikka üldse ei saanud aru, et miks ma seal olen ja ma ei näinud nagu väljundit ja mul oli tõesti nagu kriis, et kas see ongi kogu mu elu, et ma nüüd seisan siin 12 tundi ja sätin riideid ja et noh, hästi siuke. Ja tollane jälle suhtes oli siukene ka kriis ja kõik oli üks suur jama ja noh, siis tuligi jälle suhte lahkuminek. Ja siis mul on kuidagi see mehhanism selline, et kui on rasked kohad, siis noh, ikka tuleb see hetk, kus sa mõtled, et kas sa nüüd jääd sinna nurka nutma ja ennast haletsema või sa võtad ennast kätte ja teed midagi ja mul alati see on siuke tõukejõud, et nüüd. Ja üks tuttav oli mulle juba rääkinud ammusest massaažikoolist ja kutsus mind sinna ja siis ma leidsin 100 vabandust, miks mitte minna, ikka Karu ja Jänese hunt olid mul seal jälle sõbrad, kõik ei saa, ei raha ei ole, midagi ei ole. Ja siis noh, oli see lahkuminek ja siis ma mõtlesin, et aga vaataks. Ja tegin neti lahti ja siis vaatasin, järgmine päev oli viimane päev dokumentide viimine. Ma siis viin ja siis ma sinna läksin ja minu arust elu parim otsus, et see, et ma sain, noh, ma ei arvanud, et ma saan sealt ameti, ma olin täiesti kindel, et ma lihtsalt õpin iseenda ja oma pere jaoks ja noh, lihtsalt tore õppida jälle ja selline väljund, aga et sellest amet kujunes, et seda, jah. Sa praegult on sul mingid ruumid või sa teed kodus? Ja praegu mul on ruumid väike salon Kivistöös, Peace Garden, et selle lugu ka oli siuke huvitav, et jälle juhused ja elu tulid ja tegid, et kui ma siia Soome tulin, siis ma ju alguses, ma tegelikult ei plaaninud üldse massöörina jätkata, sest mul käsi oli natuke niimoodi siukses pahas seisus, et Eestis ma ikka rahmasin tööd nii palju kui jaksasin, et kõik tuli ära teha. Aga siis siin, kuna ma ei saanud mitte kuskile, lihtsalt ma saatsin pakkide viisi CV-sid ja mitte keegi mind ei tahtnud, vaatamata sellele, et noh, klienditeenindus taust ja soome keel olemas ja kõik asjad. Ja siis mul oli ikka täitsa siuke ka natuke ahastuse tunne, et mis siis nagu saab. Ja noh, loomulikult ma käisin ikkagi ka koristussektori läbi, sest et dokumendid ei vaja korda saada ja tänu sellele ma siis ikkagi sain, aga see koristus õnneks jäi 6 aja peale, kui võtan mütsi maha küll kõikide koristajate ees, et see on väga raske töö ja noh, tõesti super inimesed, kes seda niimoodi suudavad teha ja kes tahavad teha ka, et noh, mina võtsin seda küll ka jälle kuidagi nagu siukest, et seda ma ei ole veel teinud. Okei, ma müüsin selle endale selleks hetkeks nii maha, et okei, vaatame. Aga kuna ma olen nagu siuke keskmisest tundlikum, siis mul oli kodukoristus ka veel, et siis mul hakkas seal natuke erinevaid filme jooksma ja siis mul oli päris keeruline ja siis ma tundsin, et okei, see on nüüd tehtud. Ja siis ma sattusin jälle sinna samasse salongi tegelikult, töötas seal üks naisterahvas kosmeetikuna eestlane ja ma läksin tema juurde ja siis ma jäime nagu seal vestlema ja ma küsisin ta käest lihtsalt niimoodi naljaga pooleks, et ega sul massööri ei ole siia vaja. Ta ütles, tahad tulla? Ütlesin, okei, ma tulen. Ja nii ma siis läksin. Ja siis me olime kahekesi, kuniks ta siis ütles mul ühel mingisugusel detsembrikuul, et kuule ma nüüd lõpetan ära. Noh, üldse ette teatamata. Et kas me siis, et kas anname ära ruumid või sa võtad üle? Ja noh, siis mul oli nagu, et oota, ma ei ole üldse nagu valmistunud selleks ja ma olin vist aasta aega teinud, et ja kliendibaasi polnud veel ja no ikka, no see oli ikka šokk ja siis panime mehega pead kokku, et mis me teeme. Mis ütles, muidugi võtame, et ja siis sai alguse Peace Garden, nii et nüüd ta meil on seal pisikene siuke armastusega loodud pesa. Sa tegeled veel mingi asjaga, mulle see nimi ei mõelda. Shindo ja, et noh, üldse selle massaaži, miks see massaažikool minu jaoks ka veel oli hästi oluline,
et seal ma puutusin kokku kõigepealt joogaga üldse 2008 aastal, et alates sellest ma olen sellega ka tegelenud moel või teisel. Erinevaid liike proovinud ja katsetanud ja jäänud kundalini joogale truuks, et see, ma tunnen, et see on nagu see minu jooga ja mul isegi kuskil tagakuklas mõlgub mõte võib-olla kunagi joogaõpetajaks õppida, vaatame. Aga ja sealt üldse läks ka võib-olla rohkem lahti see enesearengu tee või et ma hakkasin huvituma rohkem veel esoteerikast ja vaimsusest ja kuigi, et ma enne ka lugenud raamatut ja mind on see kogu aeg köitnud, et kõik, mis on teistmoodi. Ja üldse, mis inimene kui selline, et nii füüsilises ja vaimses kui energeetilises mõttes, et ja siis selle massaažikooli kõrvalt või selle lõpetades, siis ma ikkagi see koolituhin oli nii, õppimistuhin oli nii sees, et siis ma olen käinud erinevaid kursuseid veel, et Reiki 2 aastat ja Meta EFT koputusteraapia, siis olen Ayurveda erinevaid massaaže teinud ja siis 2019 Shindo venitustundide instruktor. Ehk et ja see oli mul küll selline jälle äratundmine, et kui ma sinna koolitusele läksin, see kestis mingisugune aasta või 1,5. Et siis selle esimese korraga ma olin kohe müüdud. Et mul oli see joogataust, ma arvasin, et see on see minu asi ja on ka. Aga et nende Shindo venitustega, need on 6 põhivenitust ja need on ülilihtsad. Aga ta teeb nagu selle töö nagu täiesti ära ja ma ei saaks öelda, et paremini, aga vähemalt samaväärselt kui jooga. Ja seal ongi siis ühendatud sügav hingamine ja venitused ja see on siis Jaapani venitustehnika. Ja see on mõeldud milleks siis? No see ongi mõeldud selleks, selle käigus, siis nende venituste käigus venitatakse 12 meridiaani. Peameridiaanid, mis meil kehas on. Need meridiaanid on kõik seotud organitega ja organid on seotud emotsioonidega. Ehk et siis, kui me venitame, oletame, et maksa sapipõie meridiaani, mis on seotud siis ongi maksa ja sapipõiega ja emotsiooniks on siis viha, frustratsioon ja allasurutud tunded ja kui me seda siis venitame, siis me vabastame neid tundeid. Kas seal on siis niimoodi, et inimestel kohe tulevad need emotsioonid nagu esile ka? Need võivad tulla, et täitsa oleneb, et võib-olla mitte esimesel korral, aga mida rohkem sa... See on meie signatuur. Aga see võib-olla peab olema, lihtsalt. Ja, et seal ja nende venitustundide käigus ma olen ise käinud nendes tundides päris palju ja ma olen sealt kätte saanud küll oma viha niimoodi, et ma ikka karjusin ja see ongi okei, et sa saadki välja, et see on jälle üks võimalus lahustada neid, et ja väga tõhus ja väga lihtne just nimelt, et ei pea, et joogas võib-olla need asendid teinekord on sellised jalg kaela taha ja siis juba inimene eos mõtleb, et oi, et ma ei hakka minema, sest et ma ei paindu ja see on esimene asi alati, ma ei paindu. Okei, seal Shindoos ka, sa venid täpselt nii palju, kui sul tuleb sellel hetkel, et seal ei ole mingi võistlus, et kes rohkem on. See on sul ka siis seal samas stuudios teed? Sellega on üldse see huvitav, et tegelikult ma ei ole seda veel teinud aga esimene kord tuleb, on juba kuupäev paigas ja inimesed on ka olemas. Ega need inimesed olid nagu enne olemas, kui ma olin valmis, et ma hakkan tegema. Juhtus oli enne. Just, et sest ma ikka jälle niimoodi vestluse käigus seal mõne kliendiga, et mul on mõte ja siis oli, et oi, kui sa selle ära teed, et ma juba olen olemas ja nüüd nad on olemas. Ehk et 30. aprillil ma siis oma debüüt esinemise teen ja juba järgmiseks korraks on ka inimesi, kuigi et järgmiseks kuupäeva veel ei ole. Et see on huvitav. Kuule, see on ju suurepärane minu arust. Enne me rääkisime siin sellest, et kui sa õpid midagi, siis sa kõigepealt hakkad ju klientuuri kokku. Et sa oled nüüd erenäide sellest, kuidas sa õpid midagi, sul on klientuur juba olemas. Jah, just nimelt, et see kuidagi, ma olin ise ka väga üllatunud, et oodake nüüd, ma ei ole veel valmis, et ma ei ole veel täpselt seda enda jaoks nagu välja mõelnud, aga ma leian, et kui mingi asi jälle niimoodi särinaga käima läheb, siis tuleb teha.
ja siis ja lihtsalt olla see julge hunt ja hakata minema ja noh. Ja see, et sul need kliendid on juba seal ukse taga ootamas, tähendab seda, et nemad juba teavad, et sa oled valmis. Ilmselt siis jah, nemad vist teavad enne, kui nemad mina. Nemad teavad enne, kui sina. Ei, see on jah, see on äge ja see on see, mida ma nagu täitsa ootan, et mis sealt nagu välja tuleb ja kuigi et mul see salon ka tegelikult üsna pisikene. Et aga noh, kui kasvab, siis ju saab alati, ja ma vaatasin, et sinna 5-6 täitsa ja just nii. Kui nüüd inimesel huvi tekib, kus seda infot saab? Shindo kohta veel ei saa, no, aga hakkab minu kohta saab minu Facebooki lehelt Liina Vask TMI. Praegu on selline toiminime lehekülg, lihtsalt mul ei ole veel kodulehte. Olen plaaninud teha, et sinna siis saaks kõik ilusti koondada. Ja Instagramis on ka sama Liina Vask TMI, et seal sinna ma siis, me ei ole küll, minu kõige siuksem nõrgem pool on siis reklaami osa, et ma ei ole väga hea reklaamija. Et eks ma niimoodi vähehaaval ja proovin ja ma ei ole üldse väga netiinimene ka, et siis ei tule väga kergelt mul. Aga ja teistpidi ma nagu usun seda, et parim reklaam on inimeselt inimesele ja see ka tegelikult toimib. Ma praegu näen, et nii eestlaste kui soomlaste puhul, et eriti soomlaste puhul isegi. Sest soomlane, mulle tundub, ta nagu ta ei võta kergesti omaks. Aga kui ta võtab su omaks ja kui veel tuttavad ka soovitavad ja on rahul, siis ta on ja ta jääb käima. Ta on üks lojaalsemaid. Ja, et niimoodi ma toimetan. Kuidas sa üldse nagu näed neid, kui sa nüüd võrdled seda Eesti elu on ju, mis sul see? Sa oled ju aastaid nüüd, mitu aastat sa oled olnud siis massöör? No 2012 ma lõpetasin massaažikooli, aga tegelikult ma juba 2011 ma juba praktiseerisin tegelikult, et pikalt jah, päris pikalt, aga kuna mulle see töö tõesti meeldib, et see vahetu tagasiside, et kui ma näen, inimene tuleb, millises seisus on ja kui ta sealt laualt püsti tõuseb ja teinekord on pisarad silmas ja tuleb kallistab, et mul on nii palju parem olla, et võt siis on see, võt see on see, miks ma seda tööd teen. Et see rahaline pool, jah, meil kõigil on raha vaja, aga see ei ole see, mille pärast ma seda nagu teen. Et jah, aga noh, jah, Eestis et nii nagu me rääkisime, et ma palju käisin igal pool koolitasin ennast, et nüüd ma tunnengi natukene, et nii pikka aega oleme seda massaažitööd teinud, et võiks ka veel jälle midagi, pole tükk aega midagi õppinud, et võiks midagi juurde, et oleks endale huvitav ja oleks teistele pakkuda, et. Kuidas sa nagu näed oma klientide pealt, kas inimesed tulevad nagu profilaktika mõttes juba massaaži, et kuidas nad üldse oma kehadesse suhtuvad? Tulevad nad viimasel hetkel. Teatisse tullakse, siis on ikka väga-väga mõjutud. Ja kahjuks on massaažiga sama asi, et ma alati mitte ei kurjusta, aga no mõneti ma olen üsna süke otsekohane, et mulle ei meeldi nagu nämmutada, et ma nagu laon ette need asjad, et mis juhtub siis, kui on nagu juba päris paha, on ju, ja kui sa veel jätkad, siis mis siis on, on ju. Et millegipärast jah, inimesed jätavad oma keha nagu ikkagi üsna viimaseks ja keskendutakse pigem võib-olla sellele välisele, et kergemini minnakse ripsmeid panema juuksurisse, kõik, mis on väljapool näha. Aga see, et kui sa massaažis käid, tegelikult ju see ka kiirgab välja, kui sul on hea olla ja sa oled terve. Juba rüht tõuseb. Just. Et seda kuidagi ja siis nad tulevad niimoodi natuke katkisena ja siis on õnneks siin me ei ole olnud selliseid kliente, kes viskavad laua peale, ütlevad tee korda, on ju, et Eestis mul oli ja sattus ja et üks kord ja tee korda
ja ma ise ei pea midagi tegema, et siis ma alati ütlen, et noh, massaažiga mina teen 10% ja 90% on sinu enda teha. Et sina ikkagi ise hoiad seda asja, et mina käivitan seal selle mehhanismi, aga sina pead hoidma. Et see ei ole lihtsalt niisama, et mina lihtsalt rassin ja siis sina jätkad ikka oma elu nii nagu. Näed sa seda, et nad hoiavad seda siis ka? Mõnel juhul. Ja see on hästi äge, sest ma ikka ju annan mingeid soovitusi või mida võiks teha ja põhiasi, mida ma alati kõigile räägin, et kuna see õlavöötme probleem on hästi populaarne, siis ma ikka alati räägin, et hommikuti võiks teha õlgade tõsteid, käte ringe, et sa paned siin selle vereringe tööle ja siis need igasugused jääkained asjad lahustuvad. Ja siis mõned kliendid tulevad, tead, ma nüüd teen neid käte ringe ja õlatõsteid, mõtlesin, võt tubli ja see on nii armas. Või teine asi, mida ma alati räägin, et kui oluline on vee joomine, et on oluline ja kui sa ei joo vett, siis jälle lihased lähevad ju kõik kuivaks ja krõbisevad ja ei ole seda elastsust, et ja üleüldse vee joomine on ju väga oluline. Jep. Meeldib sulle siin Soomes nüüd või? See ära oli nüüd? Ma võin öelda, et see aasta on vist esimene aasta, kus ma nüüd hakkan jälle tundma ennast päris nagu minu endana. Et ma tegelikult isegi ei uskunud, et see võtab nii kaua aega, sest et see vahemaa on nii väike. Ja siis mõtled, mis siin siis teistmoodi on? No ikka on ja ikka palju on. Kuidagi, kogu ühiskond on teine tegelikult. See on suur muu. Ja teiseks, alguses mul oli ikka väga raske. Raske oli see, et ma ei ole oma tüübilt üldse kodus istuja. Ja see teadmatus, et kas ma saan, mis edasi üldse toimuma hakkab ja et siis ma jälle mõtlesin, okei, ma puhkan. Ma praegu puhkan. Ma võtsin selle siis, müüsin endale maha, mul on puhkus. Nii, 6 aega oli puhkus, okei. Ikka ei saanud tööle, okei, teine kuu on puhkus. Mõtlesin, okei, äkki nüüd läheks tööle ja teeks midagi. Ja oma ikkagi see turvavõrgustik, et oma pere ja tuttavad ja kõik, et nad on Eestis, on ju. Et ma käisin alguses hästi tihti Eestis, ma käisin iga kuu, kui mitte mitu korda kuus, et mul oli raske. Ja mul oli ikka täitsa raske, et siukene ängistus, aga mida rohkem siin ka ju tekib tuttavaid inimesi ja sõpru isegi juba ja see töö ja kõik, et ma ikka jälle nüüd hakkan ennast nagu oma elementi tagasi saama ja mulle meeldib, mis võib-olla Eestis on nagu rohkem elu minu meelest. On. Nagu elusam, põnevam. Et siin on kõik hästi kontrollitud, hästi vaos hoitud, hästi reguleeritud ja kuna mus on üsna palju mässumeelsust, siis vahel tegi siuke tunne, et nagu Äkki on hoopis see, et sa lähed sinna, siis on nagu mingi eesmärgistatud, et nii, nüüd ma lähen Eesti, et siis ma võtan sealt maksimumi, et sa teed lihtsalt rohkem. See on ka võib-olla jah, sest tavaliselt Eestis käimine ei ole nagu puhkus, et see on siuke tõk, nii sinna, hästi palju asju, et ühe korraga võimalikult palju ära teha. Ja jah, kindlasti see ka, et Eestis jah, muidugi oli nagu rohkem kohti, kus ma käisin. Siin ma ei ole avastanud peale selle hingesilma nagu endale sobivat kohta, kus käia, et just siukest vaimsemaid praktikaid asju teha. Et Eestis ma käisin ju mingitel hingerännakutel ja kongirännakutel ja tantsurännakutel, ma olin nagu kõvem rändaja ja see tegelikult hästi palju toetas ja hoidis, et siin on soomlastel on, aga Eesti on väga lähedast sinna. Võt minul on ka see natukene nagu siuke me ikkagi oleme natukene erinevad. Jah, kuigi et nüüd ma olen juba jõudnud ka sinna, et täpselt jälle see sama, aga seda ma ei ole veel proovinud. Et ma ei ole käinud Soome viierütmitantsus, ja kindlasti ongi ta on teistmoodi, aga ta on kindlasti jälle teistmoodi äge. Et lubada endal nagu vaadata nagu avaralt ja ma ütlen, eelmine aasta oli mul nagu eriti selline aasta, kus ma olin ikka täitsa kookonis. Mul oli kohe terve aasta oli see, okei, ma käisin tööl ja nagu just kui tegin asju,
aga mu sees oli nagu väga-väga raske ja sünge olek, et võib-olla see oligi siis see mingi noh, ootas nagu seda väljundit ja sihuke murdepunkti koht ja ka see aasta ma tunnen täiesti teist energiat ja ma tunnengi, et okei, noh. Nüüd hakkame elama ja ma ei tea, võib-olla see hobuse aasta ka kuidagi, kuna ma ise olen ka hobune, et siis ma tunnen, et nüüd nüüd kappame, nüüd täiega. Ja kuidagi see tulevik on nagu sihuke, noh, ma näen, et jaa, et siin on valgus seal tunneli lõpus, et eelmine aasta ma väga ei näinud, et see tundus nagu, et ma ei tea, noh, ma ei tea, miks ma olen. Täiesti selline väga huvitav aasta, aga ma kuulsin, et olen kuulnud, et tegelikult paljudel oli. Et oligi keeruline, aga seda oli vaja, et see siuke lõpetamine, et see aasta on juba see, et nagu see. Numeroloogiliselt ju ka, see 9 ja nüüd on esimene. Et uute alguste aasta ja on tunda, ta on uued algused. Nii äge. Minul algas ka see aasta ikka väga nagu suure siukse vauhtiga, et hakkasime sinuga siin siukest asja tegema, ma poleks elus arvanud, et ma seda teen. Mitte kunagi ma poleks arvanud, kui oleks keegi mulle paar aastat tagasi seda öelnud, et sa hakkad seda tegema, ma oleks kuublades arvanud. Paar kuud tagasi, mõni tagasi saanud kuu peal. Ma ei tea, no siis ma juba hakkasin vaikselt võib-olla juba mõtteid mõlgutama, et sa ei võtnud vedu ja kuidagi. No sellepärast ma ütlesingi, et minul oli veel mõni kuu tagasi. Et noh, ma ikka siiamaani vägagi imestan, kui ma neid videosid vaatan, et ma ikkagi seda teen. See on nii äge ja see ongi äge, et sa avastad ennast tegemas selliseid asju ja täpselt, et ja ma ütlen, see Soome tulek, et kui ma alati olen öelnud, et keegi 5 aastat tagasi mul oleks öelnud, et sa sellel ajal elad Soomes, ma oleks küsinud, kuule, et on sul, mis sul toimub seal, et miks ma peaks Soomes olema, aga et kuidas see elu nagu niimoodi korraldab ja et see on. Sul iseenesest ei ole ju siin mingit sugulus. Mul ei ole mitte midagi ei ole, jah. Ma arvan, et ikkagi ei ole, kui sa niimoodi räägid oma elus, siis tundub nagu, et üks juhus ajab teist taga. Aga märkimisväärsed juhused on sul küll. Ei, mul on selles mõttes, ma tunnen hästi tugevalt, et mind juhatatakse ja mind hoitakse ka samal ajal, et mitte midagi ei juhtu niisama ja kui ma olengi nagu selles raskes kohas, siis seda enam mulle nagu, võib-olla ise hakkad otsima ka rohkem, aga seda enam ma näen nagu neid mingisuguseid väljundeid ja sealt siis tuleb jälle siukene suurem kasv, et. Midagi sul on ära teha siin? Jep, ma veel seda täpselt ei tea, mis. Või näed sa enda tulevikku näiteks Eestis ühel hetkel? Ei tea praegu küll, ausalt ma pigem näen Hispaanias, tõesti. Ma kuidagi, ma ise tunnen ka, et mul on nagu võib-olla siukest kärtsu nagu rohkem sees, kui et Soome jaoks, aga võib-olla on just Soomes vaja siukest mingitesse. Mulle tundub, et siin on värvi vaja. Kui niimoodi vaatad, inimesed on siuksed rahulikud. No siuksed hästi korralikud on nad siin, siuksed kuulekad, on ju. Tagasi hoidid, igavad tuli. Vahel on tõesti, et. Ja samas on siin kuidagi turvaline. See keskkond. See on küll. See on ma, kui ta ütles, et 4 aastat tagasi, ma ütlesin, et huvitav, mis seal inimesel juhtus, et 4 aastat tagasi otsustas veel Soome tulla, et mulle pigem endal on, et see 10, 15, 20 aastat tagasi, nagu ma ise tulin. Et siis veel oli Eestis tundus olema need asjad nagu nii hullud, et. Nagu sa kuulsid ju, et ta sai oma armastusega. Jaa, ei, muidu. Armastuste pimesid. See tegi. Enne seda, kui seda ütles, siis ma mõtlesin, et huvitav. Et ikka veel keegi tuleb. Miks sul viga? Absoluutselt. Ei, ma ütlen, et kui ei oleks sellist asja juhtunud, no ma ei oleks siia Soome, ma arvan, tulnud. Või siis oleks, et kui ma ikkagi pean siin olema, siis ma oleks mingil teisel põhjusel siia sattunud, aga. Mingi põhjus siin peab olema, et need eestlased siia ikkagi, kes jäävad nagu siia. Jaa. Mul enda puhul on küll siuke tunne. Sest minu sattumine Soome oli üks ühele sarnane sinu. Ma poleks never arvanud, et ma Soome. No sul on juured siin, aga.
ja vaatamata sellele ma mõtlesin, et Soome on küll. Just nimelt see mõte ongi, et Soome, et miks Soome, et ükskõik kuhu mujal, aga mitte Soome nagu. Pigem sinna ikka soojemale maha. Ja mul ka see kliimateema natuke on, et ma ikka väga hästi ei talu seda novembrit ja asja, et siis ma mõtlen, palmid. Aga need tulevad. Aga ma arvan, et siin kliimas on ka, see ka ei ole juhus, et me siia oleme sattunud. Kindlasti. Siin jäävad ikkagi ainult tugevamad ellu. Ei no kuidagi peab enne maha müüma selle. Ma arvan, et me peame siin külmas maha müüma selle, et me siin ei taha olla ja siis lähed. Me oleme selle pärast siia toodud. Et vaata nagu see öeldakse, et sa ei tea ju, kuidas moos maitseb, kui sa ei ole sitta söönud. See oli hea võrdlus. See on päris hea. Aga jah, põhimõtteliselt. Sellepärast. Me sündisime siia, see ongi see põhjus. Ja. Ei, aga vaata jälle läbi raskuste, et siis oskad nautida seda head poolt ja just. Sest muidu mõtled, et kõik on kogu aeg roosa manna, et siis polegi midagi. Ja samas on siin ju võimalik täitsa luua selline roosa manna reaalsus, kui nagu oskad on. Helpu kui osa. Ei, absoluutselt ja tegelikult ongi ju see, et me ise ikkagi siin loome ja täpselt ja siin on ägedaid tegelasi ja ma mõtlen, ma olen nii tänulik, et ma sinuga olen kokku sattunud jälle, et juhuseid ei ole ja ju meil siin on siis midagi toimetada. Ja vaata, elavad inimesed ka Gröönimaal. Jah. Alaskal. Uid, mis neil viga on? Aga tõesti, esimene mõte ongi, et mis neil viga on, miks nad lähevad, nagu mis. Seal ei ole ju loodust ka ja seal on mingi ainult tuul puhub. Lageväli. Ja siis need majad on seal sellised puidust ja nende jalgade peale nagu miks? Aga see on nii huvitav, et ma vahel ikkagi mõtlen, et miks me oleme just siia sattunud ja mitte kuskile mujale, et võiks ka ju, et vahel just kui on nagu siukene, jälle see ilm on kole ja paha ja siis mõtlen, miks me võiks elada Hawaiil, et miks me võin sinna sündida, et mis on ju, et aga sellel on põhjus, et ma olen siia sattunud ja. Aga see on hea ettekääne tuua, et vaata ilm on paha. Ikka, jaa. Aga ma mõtlen, et huvitav, mida nad seal Hispaanias ettekäändeks toovad siis? Neil on kindlasti liiga palav. Liiga palju päikest on. Seal on tõesti. Ja siesta kogu aeg. Kogu aeg peab puhka. Ei tõenäoliselt tegelikult. No igal maal on mingi jama. Ei nali naljaks, aga ma arvan, et tegelikult see nii on. Sest mäletan siit oli 15. Kui ma Saksas olin Moseli jõe ääres. No super. Ilus kõik, viinamarja istandused kõik. Keegi ei tahtnud olla, vanad ütlesid, et noored lähevad minema. Ütlesid Berliini, keegi ei taha olla, mis teil viga on. Kliima oli ka nagu tegelikult soe ilus loodus. Ei oska keegi hinnata seda. Huvitav. Alati on kuidagi magusa elu seal, kus sind ei ole. No miks rohi on seal? Eks ju. Ja see laieneb nagu igale poole. Ja see ikka ka jah, et me ei oska hinnata seda, mis meil sel hetkel käes on. Et kui ma elasin Haapsalus, imeline promenaad ja kõik, mis seal võimalus oli käia, no kas ma käisin? Ei. Ma ei tea, miks ma ei käinud, lihtsalt ma ei käinud. Ja nüüd, kui ma olen eemal, mul meri tohutult meeldib, siis ma no miks ma ei võinud siis, nüüd tahaks minna, et no võt. Keha tunneb rahul olematust, siis ta hakkab otsima nii, mida mul ei ole järelikult on asi selles. Ongi õige. Aga tead, mina käisin nädalavahetusel oma tütrel külas nüüd ja tema teeb püsineiki. Ja tal on nüüd üks Soome klient, pikemat aega sattunud ja ta on selline kunstnik siin Soomes ja kuulus isegi. Okay. Ja tema ütles, et on nii suur Eesti fänn just sellepärast, et Eestis tõesti on elu. Et isegi soomlased ütlevad, et Soomes ei ole vaata selliseid festivale, kontserte nii palju, suvel on seal hästi palju igasuguseid üritused. Soomes ei ole vaata sellist tegevust siin, Soomes on hästi rahulik. Ongi, need on oma mökkides ja järve ääres ja püüavad kala, mis on ka tore vahelduseks vahel, aga kuidagi mina tunnen ka seda elusust tahaks, et nagu jah.
no vot, aga õnneks me oleme nii lähedal siin Eestis. jah, alati on võimalus 2 tundi üle mere no, juba oled. Ei, see on vihje, et sa võid elu meile tooma. Aga ma teen seda. Ma üritan seda kogu aeg teha. Ja kui palju mul see välja tuleb, eks. Aga tõesti, sest ma mäletan, kui ma Soome tulin, siis ma ka hakkasin kohe otsima mingeid kohti, et noh, et kuhu ma siis läheksin ja ma mõtlesin, kas päriselt ei olegi. Ja siis ma leidsin sinu kohaga, see oli teises kohas kuskil ja mul oli hästi ebamugav sinna saada, nii et sinna ma ei jõudnudki. Aga ja kui ma siis kui sa siia kolisid, siis mõtlesin, et issand, nii tore, et on selline koht. Ja, et see on tegelikult minu arust nii super võimalus, et saavad need natuke teistsugused inimesed ka kuskil käia koos. Nojah, vaata, aga asi on 2 otsaga. No, muidugi. Et aga sulgi inimesed, et massaaži tulevad, eks ju, seal üks üheles. Ja ma sain aru, et nüüd sul on ka grupid, vaat ma olen nüüd kode. Vaatame, mis see 30 toob, et noh, et see on ka tegelikult päris tihti see, et ma mäletan, kui massaažikoolis ka alustasin ja kõigile rääkisin, et ma lähen õppima, et mul on vaja kindlasti praktikat teha ja siis kõik olid suure suuga, ja nemad tulevad ja noh, see oli veel, ma ei tea, kas see oli vist isegi tasuta või. Ja siis, kui mul päriselt oli, et noh, okei, et mul on nüüd need ajad on ju, siis ei olnud kedagi tulla, siis ma ei saa see. Noh, ja nüüd ma juba tegelikult selle grupiga mul siin 30. on ka niimoodi, et see niimoodi noh, juba kõigub, et juba keegi juba peab olema kuskil mujal ja siis mõtlesin, ma üldse ei pinguta selles mõttes, et vaatame, tuleb nii palju, kui tuleb. Ja kui ei tule kedagi, siis ma teen üksi. Ja siis ma lihtsalt harjutan, et see on ka okei, et tegelikult alati tulevad need inimesed, kes peavad või kes ja noh. Tead, pane kaamera käima, siis tekib mingi pinge vähemalt. Just, ja ei sellepärast, et kui ma olen täna siin ja ma juba armastan kaamerat nii palju, siis ma panen igale poole kaamerad, ma kodus hakkan ka kaamera ees esinema. Aga miks mitte? Ei, tegelikult absoluutselt, tegelikult see on väga, ma olen kunagi käinud klienditeeninduskoolitusel, kus me ka pidime seal kaamera ees esinema, või isegi mitte esinema, aga lihtsalt rääkima. Ja siis analüüsisime pärast grupiga seda kehakeelt ja kõike. Päris ebamugav oli, päris ebamugav. Ja üldse ennast kõrvalt vaadata on päris ebamugav, kus ei ole harjunud. Et mõtlengi nende voicemailidega kas või, et enda häält kuulata esialgu on ka päris huvitav. Aga sellega harjub. Et täna on juba see, pole probleemi ju. Ja palju kiiremini saab, ma ei pea toksima seal kuskil telefonis. Et jah. On meil veel midagi küsida? Päris hea. Mis hea sai. Igatahes ma olen ülitänulik, et sa siia ikkagi tulid, sest mul vahepeal juba tekkis tunne, et äkki sa ei tule. Tead sa, mille pärast ma sulle ka ütlesin, et ma ei hakka vingerdama ära, sest mul on see komme, et ma emotsiooni pealt alati lasen, muidugi tulen, kihvt on ja siis hakkab see asi jõudma sinna poole, siis ma hakkan analüüsima ja siis ma analüüsin üle selle ja siis ma leian absoluutselt miljon põhjust, miks mitte. Ja siis ma suudan ennast isegi haigeks saada, nagu päriselt, ma jäängi haigeks, sest et ma oma kehale ikkagi ütlen, et ei, see ei ole turvaline, sinna küll ei lähe. Aga et ma siia ja ma korrutasin kodus ka, mõtlesin mehele ka, ma lähen. Ükskõik mis, ma lähen ja ma teen, sest et lihtsalt ma tunnen, et nüüd on see aeg, et ma teen midagi nii ebamugavat. Ja ma ei tee seda nagu selle mõttega, et ma tean, et on öeldud, et igasuguse ebamugavuse taga on pärlid, on ju. Ma ei tee seda selle pärast, ma lihtsalt teen. Nüüd on nagu see. Ja ausalt, ma olin täna hommikul juba selle üle uhke, et ma olin nõus tulema. See oli nagu minu jaoks juba pool võitu. Ja see, et ma siia jõudsin, oli juba järgmine. Ja see, et ma siin üldse olen, on juba tegelikult nagu täis. Absoluutselt, et ja mul oli täna see kõva pöidlahoidjate koor ka, nii et eks nagu naljakas, mõtlesin, et issand, samas ühtepidi mõtled, et mis see siis nagu on, ei olegi, et lihtsalt räägid ja ma viimasel ajal hästi palju ise kuulan podcast'e ja vaatan ja
ja need kõik on nii ladusad ja nii mõnusad, siis mõtled, noh, mis ära ei ole, on ju. aga ma ei tea, kust see tuleb, see selline hirm sisse, sest ma ju lapsepõlves ma olin nagu sihuke hull aktivist, ma laulsin kooris, laulsin üksinda, käisin lauluvõistlustel, tantsuvõistlustel, noh, you name it, näiteringis, üksinda mitmekesi, mul ei olnud probleemi. Aga mingist hetkest käis nagu see klõps ära ja no ei saa. Kui on rohkem kui 3 inimest ruumis, siis mina suud lahti ei tee, noh, lihtsalt ei saa. Mingil hetkel midagi juhtus siis. Ja just midagi jah, seda ma ei ole veel nagu kätte saanud, et aga kuskil mingi asi on. Või tegid ise mingi järelduse? Võib-olla, sest ma ju käisin oma põhikooli ju pisikese või noh väikses koolis, kus oli 6 õpilast ja 7. klassi ma läksin Pääsküla keskkooli ja kus oli 30 õpilast ja siis see šokk oli tegelikult päris korralik ja niimoodi, et ma käisin vastu siin klassi ees ikkagi selg klassi poole, ma ei suutnud olla seal nagu. Et seal oli juba selline väike kiik sees, et. See oli 61. või? Jah. Räägime sellest hiljem. Jah. Aga otsige üles Liina Vask, suurepärane massöör. Ja, olete väga oodatud. Me paneme kindlasti sinu kontaktid. Ja, ikka, muidugi. Inimesed leiaksid sind. Ja ma tõesti soovitan, imeline oled. Aitäh. Inimene on ilus seest ja väljast. No tänan. Nii arvamus. Aitäh kuulamast ja. Aitäh. Aitäh. Järgmise korrani. Just. Tšau. Tšau.